väljakul kenasti ja kohe-kohe saamegi selle mänguga alustada ja sõidame esimest korda. Aga samal ajal Velko ründamas, äkki siit midagi tekib. Kiivit jõuab karistusalasse, löök ka. Velko koosseiseks muidugi mõlemal pool on neid veteranmängijaid ka, Taio Tõniste 38, Ats Purje praegu. Lihtsalt eks ole näha, kas Kalevis mingisugused tõdemused muutuvad. Hetkel leitakse hästi Mihhailov sealt paremalt äärelt üles. Mihhailov karistusalas ka ja Agarmaalt jalaga tõrje. Aga Tõniste paremal äärel jälle palliga. Tsenderdus lendu, Kiivit ei, saab seal hoopis Mägi. Pärengrub oma Lõuna-Eesti rivaali niimoodi alahindab, aga siin nüüd Kiivitil. Nüüd on Mugra ka olemas, aga Tõniste otsustab tsenderdada! Ja on esimene värav sel hooajal löödud 25. minutil. Number 15, Andreas Kiivit paneb selle palli võrku. Minnakse veel külje kohtuniku käest küsima, et ega seal suluseisu olnud, aga lipp jäi alla ja Velko fännid juubeldavad. No vaatame veel. Otsustas ikkagi Tõniste tsenderduse kasuks, ehkki oli seal Mugra paremal käel olemas. Tuli seal Mihhailov, võtab palli Mägilt ära ja nüüd siit juba kaugelt minnakse ajalugu tegema. Ei lähe äärevahetus kohale. Mihhailov nüüd keskringis, kohe pilk üles poole, seal üleval pool on muidugi Ats Purje, kes lööb ka peale. Aga jõuab see out karistusalasse, tõste värava ette, seal kerkib Purje, aga ei, Agarma saab viimasel hetkel käe vahele. Veel üks tõste, kerkitakse õhku. Tuleb kaugelt ja jälle Agarma, Eks siin seda Velko mängukorraldust on ju ka kiidetud aastate jooksul, kui siin nüüd äkki Kalevilt ei teki. Muidugi selle kaitseliini kokkumäng on päris suur küsimärk selle hooaja eel, aga mõttus ikka veel ja 59. minutil lööb Erki Mõttus Velko 2-0 ette. Eelmise hooaja suurim väravakütt Velkos jätkab sealt, kus ta eelmisel hooajal pooleli jäi. Velko 2, Kalev 0. Ja hetkel paistab küll, et nopib tudesse ka kuulda, kuidas publik oma lemmikutele kaasa elab, aga juba läheb Velko kolmanda järele. Mark-William Mugra lööb Velko 3-0 ette ja kas sellega on mäng tehtud 1 minuti jooksul 2 väravat. Ja nüüd küll Kalevi mehed hoiavad peast kinni, et kuidas selline lagunemine läbi lasti. Ja väga-väga hea reageerimine Velko poolt. Äärde ja vaatame, kas Sakariaselt ja läheb sööt edasi. Sallal Saller madalt sööt ja posti läheb see Purje löök. Pallile pea vastu, et kuidagi Veensalu nüüd paremal äärel. Väga palju siniseid särke on seal ümber ringi. Veensalu tõste värava ette. Kui vähe jäi puudu. Sooja tuppa ära. Mihhailov nüüd on päris palju ruumi. Tsenderdus värava ette ja seal jõuab see sööt karistusalasse, aga viskus seal Roos õigel ajal ette Kenšosvilile. Aga pall jälle Kalevi käes. Sakariase tsenderdus ja Sakarias sööt edasi Mihhailovile. Sakarias ja oi, siin nüüd Agarma on raskustes. Aga 3-2 praegu Velko minemas. Veensalu. Seal Malki ka abiks. Veensalu ikka vasaku jalaga. Ja sellega on kõik. Tartu Velko avab hooaja 3-0 võiduga Tallinna Kalevi üle. Kui vahepeal Kalev osutas ikkagi väga kõva vastupanu, siis
Tallinna Kalevi kapten Vadim Mihhailov, uus hooaeg on käes, seekord esiliigas, mitte premium-liigas ja alustasite 0-3 kaotusega Tartu Velkole, mis täna nihu läks? No, arvestades seisu jah, võime öelda, et läks hetk kehvasti, aga tegelikult olime terve mängu sees, oli paar olukorda, mida pidime ära kasutama, aga seekord läks nii. Kuidas sa mänguliselt tunned? Väga palju uusi nägusid on ümber, et kas see kokkumäng veel ei ole päris see? Võib-olla idee meil olemas, et ei ole võib-olla sellist meeskonna vaimu veel paika loksunud, aga tegelikult on hästi palju noori, ambitsioonikaid ja talente. Et peab lihtsalt kogemust. Ja see ikkagi hooaja jooksul peaks tulema? Ja, ikka tuleb. Harjutame, eks mänge on veel 35. No järgmisena ootamas karikamäng, veerandfinaal Paide linnameeskonna vastu. No paberil ikkagi palju raskem vastane kui Velko, mida sellest mängust oodata võib? Meie plaan ei muutu, et mängime oma mängu, üritame ilusad jalgpalli näidata, hoida võimalikult palju null taga, ehitada ülevalt ja proovime ületada Paidet. Enda isiklikest eesmärkidest ka rääkides, mis su plaanid sel hooajal on, et on sul mingisugune siht ka silme ees, mingi teatud number väravaid, väravasööte? Otseselt ei ole, kõige olulisem on aidata noori areneda, teha järgmine samm edasi ja tahaks kaptenina loomulikult võita esiliigat. Ma ei tea, kas sel hooajal õnnestub, aga anname ennast parima ja minu eesmärk ongi siin Kalevis päris suur, et aidata noori, üritada väravaid lüüa, täna ei tulnud ette väravasööte, aga pingutame selle nimel kindlasti. Mis see positiivne märksõna on, mis tänasest mängust kaasa võtta? Ongi see, et hooaeg on pikk ja see on ainult üks väike lahing, et tegelikult 35 võimalust veel olemas, et üle 90 punkti mängus. Ehk siis meie teeme oma tööd, vaatame ta tulemusele ja loodame parimale. See oli kuidagi ebatavaline ka, et Kenlu Laasner, endine tiimikaaslane, oli väljakul teist värvisärgis ja Alo Pärenggrupp teist tiimi juhendamas. No eks jah, teistsugusel, aga isegi kui mäletame, et kui me vend mängis Floras, et väljakul ei tähenda see midagi. Peale väljakut, peale mängu loomulikult, et kõik me oleme sõbrad ja vennad, aga mängus oleme vastased ja anname endast parima. Okei, aitäh sulle, Vadim, ja palju edu! Ja Kenlu Laasner ka meie juures, võid isegi natuke lähemale tulla. Uues Rüüs, kuidas sa tunned? On särk kuidagi kergem, raskem? Sellele küsimusele niimoodi vastata ei oska, aga enestunne on nagu suurepärane, et ma arvan, et esimest korda üle pika aja ma reaalselt nautisin nagu jalgpalli mängimist niimoodi, et nagu emotsioon, vaadates neid fänne, seda, kuidas klubis siin hoolitsetakse, mul nagu tahan lihtsalt tagasi maksta seda usaldust, mis mulle on näidatud ja ma olen nii tänulik kõigile. Ehk siis oled mingisuguse uue hingamise leidnud? Jaa, kindlasti, et personaalselt tundsin, et oli elus vaja see muutus teha ja nüüd paar kuud hiljem võin julgelt öelda, et mul on Kalev alati südames ja see klubi on väga nagu tähtsal kohal mul alati, aga see Velkosse liitumine oli kindlasti võib-olla et kõige parem otsus, mis ma teinud olen elus. See oli kuidagi alguses ebatavaline ka, et mängid just Kalevi vastu, sinised särgid vastas, mõned ikkagi ju tuttavad näod ka väljakul, kas oli mingit ebatavalisust, kas ei tekkinud seda momenti, et tahaks võib-olla, ma ei tea, Tombergile sööta? Ei tekkinud, et nii kui see mäng kalendrisse läks, siis ma olen iga päev sellele mängule mõelnud, et need on Tombergid, Ilan, Raikod ja nii edasi on mul nagu olnud elus väga head sõbrad ja jätkuvalt on, et mängus oli eriline tunne, et veel natuke nagu see tunne ka, et tahaks võita seda mängu ja ma täna hommikul ärkasin üles tundega, et ma teadsin, et me võidame selle mängu, et mul on parim võistkond siin Velkos, mul on Eesti parim treener ja üleüldiselt kõik, kes siin klubis on fännid, et me teadsime, et see mäng, me täna võtame selle, aga kogu austus Kalevi vastu, et mängisid väga hästi tegelikult. Mis täna maksvusele pääses? Kuidas? Mis täna maksvusele pääses just selle 3-0 võidu puhul? No me olime nagu nii fokusseeritud meeskonnana, et ise kui Kalevi tegelikult alustas mängu, ma arvan, paremini ja neil olid tegelikult päris head võimalused, et meie värava Tagarmaale peame kindlasti mingi suure kingituse tegema, aga see emotsioon ja see, kuidas riietusruumis me nagu üksteist utsitame ja nii-öelda meeskonda siis mänguks valmis panema, et see on ikkagi, ma arvan, täielik profitasemel ja ma usun, et see meeskondlikkus ja üksteise eest jooksmine, mida me rõhutasime, see tõid täna selle võidu.
ja 520 pealtvaatajat ka tribüünil vast. Et see 1 minut, mille jooksul te 2 väravat lõite, no seda oli kõigi nägudest näha, et te nautisite seda täiel rinnal. Ma ei oska midagi öelda, see on erakordne publik, erakordne staadion, ma julgen 100% väita, et sellist fännibaasi ja sellist melu, kuidas siin klubis asju tehakse, et seda ei leia mitte kuskil mujal Eestis ja ma arvan, et see on üks suurimaid põhjuseid, miks siin klubis seda särki on nii suur au kanda. Ja kas selle särgiga lähete ka Premium liigasse, et vähemalt on üsna julgelt seda välja öeldud? On klubi poolt välja öeldud, mina isiklikult alati olen pigem olnud see, et teeme tegudega asju ja siis sõnadega võivad alati kõik öelda, et me võtame mäng korraga, tahame pakkuda fännidele head jalgpalli, olla üks võistkond ja hooaja lõpus on see, kes Premium liigasse läheb, see seda väärib, et me tahame oma töö lihtsalt korralikult ära teha. No järgmisena karika, veerandfinaal Pärnu Vaprusega võõrsil, see on ka üks viis ju, kuidas ennast Premium liigaga võrrelda või eelmise aasta Premium liiga 6. võistkond. Jaa, absoluutselt, et tahame Pärnu elu võimalikult raskeks teha, et see on loogiline, et loomulikult me teame, et tegu on fantastilise võistkonnaga. Enrico Vensalul kindlasti on huvitav minna vanade sõprade juurde, et anname endast seal täpselt samamoodi, et maksimumi ja ju tahame ju meie samamoodi edasi saada nagu nemadki, et loodame, et plaan õnnestub ja usume treeneritesse, et nad panevad selle plaani paika nii ja me läheme seda ellu viima. Hästi, mine naudi võitu.